No minu kõrval on üks Eesti kõige tugevam, kõige painduvam ja kõige ägedam ja toredam mees, kes tegelikult, ma arvan, on sama pöörane kui kogu see elamus bowling ja pubidena spordimehena. Kas sa toetad selliste uute sportide tõusmist, nagu näiteks nüüd, kui bowling läheks suure hooga käima? Loomulikult toetan, aga minu arvates, kui me vaatame üldse kogu Eestit, nii nagu siin öeldi, et see on võib-olla maailmas ainulaadne, ehk siis me arvame, et kuskil mujal nagu oleks midagi veel paremat, aga maailmas ringi käies ja esinemas vaatad, et tegelikult meie Eesti, me olemegi maailma parimad. Siin ongi kõige rohkem kaubanduspinda, siin ongi kõige puhtamad, ilusamad spordisaalid. Me ei loobi enam suitsukonisid tänavale, mida igal pool mujal tehakse. Ja me käime jõusaalides, me teeme sporti ja miks mitte bowlingut? Ja miks mitte bowlingut või spaas käia igale ühele midagi. Ja see on ju selline tore seltskonnamäng, kus sa võid tulla sünnipäevi pidama või mida iganes. Et see on selline hea sõpruskondade võimalus. Vello, aga sina oled ka see mees, kes armastab tsirkust ja sellist glamuurset tulesära. No siin, kuidas sulle tundub, jägub seda kullaga? No kui on vaja mingi trikk teha, no teeme ikka selle trikki ära, eks ole. Et nüüd hammastega sellest bowlingukuulist kinni võtta on muidugi suht keeruline, aga no, näpud kuuli võib ikka surrada. Kui palju sa üldse elus bowlingut oled mänginud? Olen mõned korrad, aga minuga on see naljakas asi, et kui ma korvpalliplatsil viskan vabaviskejoonelt, siis 10 läheb võib-olla 1 sisse, aga samas ma võin žongleerida ja teha igasuguseid muid trikke palju rohkemate asjadega ja ma olen väga osav, aga ju siis, kui ma oleks näiteks korvpalli hakanud harjutama ja võib-olla on selle sama bowlinguga, kui ikka iga päev käiks, aga lihtsalt mul ei jää selleks aega. Tead, sina leiad selle aja, kui sina tahad. Sina oled üks mees, kes saab absoluutselt kõigega hakkama. Ma loodan, et selline koht saab olema sinu selline puhkehetk. Ei pea alati olema kõik sport ainult selline meeletu pingutus. Et võta siis vahepeal aeg maha ja nagu ütles Vello, meil Eesti on maailma kõige ägedam koht ja see siin saab olema täiesti eriline äge koht, kui sa ei usu, tule vaata ise. Aitäh sulle! Aitäh!